on kevad ja kõik me igatseme näha neid õites õunapuid, sireleid rikkalikult õietes. Aga enne kui me jõuame elus õiteni ja viljadeni, on see, mille kohta Jeesus ütles, et kui nisu iva ei lange mulda, siis ta ei kanna vilja. Iga õunapuu eel on olnud üks väike õunaseeme. Iga puul on oma väike istik. Iga põlvkond, mis alustab, on nagu täis seda elulootust ja tungi ja elumahlasi, aga ta rajaneb nendel juurtel, mis all on. Suur reede ja rist, mida me nimetame ka elupuuks. Kord aastaid tagasi vend Edward Kakko selle meisterdas ja see on nüüd meil terve paastu aja meie silme ees olnud, et meelde tuletada seda elupuud. Siis, kui ta selle tegi, minu kujutluses oli see väga niisugune stiliseeritud ja ilus, aga kui vend Edward tuli oma suurte plankudega ja hakkas neid saagima, mõtlesin, et mis see on. Aga see on täpselt see, nagu elu on. Lihtne, robustne, nagu öeldakse peene sõnaga rustikaalne ja tugev. Aga see rist tuletab meelde, et see uus elu, mida me tähistame ülehomme, ülestõusmispüha hommikul, see rajaneb tegelikult nendel juurtel, mis on Kristus haua sügavuses. Võiks ütelda ka iga inimliku haua sügavuses. Nii et see on täna nagu selline juurtepüha, kus on pimedust. Aga selles pimeduses õieti saadaksegi kätte need elumahlad, mis hakkavad selles puus liikuma. Ja kui me seda pimedust ei ületa koos oma issandaga, siis me jäämegi nagu poolele teele ja meie vaimulik elupuu ka nagu kustubki ära. Ta nagu närbub, kuivab ja kaob. See rist on täna meie ette asetatud mitmel viisil, lauludes, palvetes, sõna läbi, mida oleme kuulnud. Ja see ei ole lihtsalt rist, vaid see on Jumala poja rist. Jeesus Kristus jättis taevas au ja tuli siia alla maa peale. Sai inimeseks. Me nagu ei jõua seda küllalt korrata, et ta sai ikka päris inimeseks. Aga täna see rist, see nagu kinnitab seda, et jah, see oli kõik ja see oli lõplik. Ja mis inimesed tegid? Nad löövad teda näkku, asetavad talle okaskrooni pähe, nad võtavad ta riided, pilkavad teda, peksavad ja lasevad tal oma risti kanda hukkamispaigale. Nad hukkavad ta ja jätavad ta keha maailmale vaadata. Ja suurel reedel ma ütlesin, et me peaksime nagu kõik ka iseennast sellele pildile asetama, nendesse sündmustesse. Ja siis me õieti ka mõistame, kes me oleme. Kas me oleme need jüngrid, kes palmipuude püha hommikul suures vaimustused tulid alla Õlimäe veerult palmioksi lehvitades ja ütles, tundes, et nüüd on meie hetk, nüüd meie kuningas võtab võimu ja toob vabaduse ja kõik selle, mis võiks juhtuda head. Kas me oleme nagu Juudas? Ega me päriselt
ei mõistagi, mis on Juudase motiivid. No on vihjatud rahaahnusele. Otse Luuka evangeeliumis on otse näha seda, et ta eriti seal, kui Maarja võiab väga kalli nardiõliga Jeesuse jalgu, siis Juudas on see, kes ütleb, et aga milleks seda raisata, et selle oleks võinud ju vaestele jagada. Ja siis on öeldud, et tema oli kukruhoidja ja on öeldud kohe ka, et ja ta oli juba kõrvale pannud. See on, me näeme, kuidas isegi nagu selle esimese jüngrite ringi sisse ulatub see pimedus ja korruptsioon ja mingisugune niisugune võib-olla ka ilusate loosungite all, aga siiski nagu kuri vaim, mis toimetab. Kes me oleme? Kas me oleme nagu need võimulolijad, kes püüavad kuidagi asju klaarida kaugelt, et mitte vastuollu sattuda suurte võimudega, kes meist on palju kõrgemad ja tähtsamad ja kes tänapäeval on Brüsselis või Moskvas või Washingtonis või võib-olla ka Pekingis. Et me kuidagi oma väikse riigikesega nagu juudidki, et katsume siin nii hakkama saada, et igat pidi on rahu ja elame edasi. Või oleme nagu Pilatus, kes peseb oma käed puhtaks. Juudid, see on teie asi. Või oleme nagu need kirjatundjad ja variserid, kes usulise käsupuhtuse nimel ütlevad, et see mees ei saa ellu jääda, sest ta on rikkunud meie seadusi, mis nii nagu meie aru saame pühast kirjast, ta on Jumala teotaja ja meil endal ei ole seda õigust teda tappa, see õigus oli roomlastel läbi viia, kõigepealt see surmaotsus langetada ja see ka läbi viia. Seda ei olnud juutidel endal. Ja siis nad annavad Rooma võimude kätte. Ja Rooma võimud sokutavad ta tagasi. See käib pitut pidi, kuni lõpuks rahvas hüüab poodaristi. Need sündmused toovad ka meid sellele pildile. Et täna õed lugesid siin. Tavaliselt loevad neid tekste suurel reedel ka vennad ja ülestõusmispühade hommikul õed tunnistavad, sest nad on esimesed ülestõusmise tunnistajad. Aga ärge unustage, et õed olid viimased, kes risti all olid. Täna ka kuulsite. Ja siis oli seal Johannes, kellele Jeesus ütles, et vaat siin on ema, minu ema ja see on sinu ema ka ja hoia teda. See ristisündmus, Golgata sündmus tegelikult nagu paljastab kihilt. See on nagu, võiks ütelda, nagu kivesibul, et võtab pisarat silma ja me koorime, aga sealt alt tuleb ikka see sügavam välja. See paljastab inimese loomust, see paljastab ka selle ühiskonna loomust, kus me elame. See ühiskond tol ajal ja ka tänapäeval ei tahaks kannatustega tegelda ega kannatusi üldse päevakorda võtta või me oleme selle asja nii sättinud, et see on väga spetsialiseerumise küsimus. Et siin arstid, nemad tegelevad kannatustega. Ja siis me viime selle spetsialiseerumise veel nii täpselt, et kes tegeleb südamega, kes tegeleb operatsioonidega ülepool kaela, allpool kaela, lähme edasi, igas valdkonnas. Me näeme noori inimesi koolis kannatavat, me ei saagi aru, mille pärast nad seal kannatavad, kas perekonna pärast, mis on lahus,
või õpetajate pärast, kes tunduvad kurjad. Õpetajatele tundub, et nemad kannatavad õpilaste pärast ja bürokraatia pärast, mis ülevalt neid rõhub. Aga tegelikult nagu me need sisemised kannatuse põhjused kõik tõrjume väljapoole, et luua seda heaolu ühiskonna pilti ja ehitame ühte teistsugust arusaama. See suur reede on tegelikult nagu selline tõeline väljakutse steriilsele, sellisele puhtale, heaolu ühiskonna poole püüdlevale seltskonnale. Nii nagu iga inimlik kannatus on väljakutse. Ja kuidas me reageerime? Ma toon siia vahele Kristuse kannatusest erinevalt või niisuguse pildi. Aastaid tagasi, teises Eestimaa otsas, korraga tuleb mu juurde üks inimene, ta oli ühe koguduse liige, ja ta väga nii ründavalt ja süüdistavalt ütles, et vot see mees seal, et tema ei suuda põetada oma naist. Naine on käest ära, kõik, mis küla räägib. Kuidas tema kantslis veel käib? Ma mõtlesin selle mehe peale, seal mehel oli oma lugu, tal oli oma vaevad, oma, nagu ütelda, paksud kihid, mis tal olid peale kasvanud, ta hinges võib-olla. Ja ta neid lapsi oli ka, kes oleks võinud hooldada seda ema. Aga need lapsed olid kes olid Norras, kes olid Ameerikas, kes oli kuskil mujal. Nad jõudsid ainult aeg-ajalt sinna maatallu. Aga see süüdistus, see oli niisugune nagu, kuidas see vend seisab kantslil ja räägib, kui tema oma naine on seal aavades ja harimata ja hooldamata ja nii. Tundub nagu, et sellel ei ole nagu midagi tegemist suurreedega. Aga on küll. See pani mind väga mõtlema ka selle inimese üle, kes süüdistas. Täna on ka Kristuse risti all neid siin evangeeliumis kuuleme, et kes naersid, kes irvitasid, kes süüdistasid, kes ütlesid, et teisi on ta aidanud, miks ta ise ennast ei aita, teistele kõneleb ilusat lugu ja nüüd ta on siin meie kõigi ees, ei suuda ise ennastki aidata. Jumala poeg, miks ta ei astu ristilt alla? Ja me märkame, kuidas kiht-kihilt see kibesibul nagu võetakse maha ja kui me ikka edasi läheme, siis me ükskord avastame iseenda ka. Ka need hetked, kus me oleme ka nagu süüdistanud kedagi või olnud ise süüdistatavad. Kui minna nagu, ma olen varem ka sellest rääkinud, nagu laiemale kultuurilisele tasemele, siis mis on ühiskonna keskmis? Antiikmaailmas oli seal amfiteaater, kus lavastati inimese asjatut võitlust tema saatusega. Terve antiikkirjandus ongi üks võitlus saatusega, mis isegi on üle jumalate, sest nad uskusid paljusi jumalaid. Ja kõik need draamad lõpevad sellega, et ei ole võimalik sellest saatusest jagu saada. See tuleb ikka ja tabab meid. Siis läks aeg edasi. Antiikmaailm muutus, vahepeal tekkisid suured riigid, lõpuks on väga suur riik, Rooma riik, mille õiguse jäänukite all me praegugi elame. Ja Roomas oli kultuuri ja elu keskmes gladiaatorite võitlused. Rahvas kogunes, lõbujanuline rahvas kogunes, suured üritused, andke tsirkust ja leiba. Gladiaatorid võitlevad, tapavad üksteist, tapavad loomi. Lõpuks tuuakse ka kristlased areenidele, lastakse loomad lahti.
see tapmine ise on niisugune vaatamisväärsus, mis kuidagi neid erutab. Öeldakse nii, et selle mõte, selle gladiaatorite võitluse algne mõte oli see, et tuua see, mis on piiridel, riigi piiridel, sest kogu aeg tuli ju teistsuguste ja barbaritega võidelda, tuua see nagu ühiskonnaelu keskmesse ja seda näidata, et kui vaja, palju on vaja vaprust, on vaja kangelaslikkust, on vaja tugevust, on vaja neid tõelisi staare, kes on nagu Schwarzenegger ja niisugused tõsised mehed musklis ja kes võidavad kõik. Ja mis annaks ka meile kindluse, et me olemegi selline ühiskond. Ja kui te nüüd mõtlete, et see tohutu mass seda nii-öelda visuaalset materjali filme, mis jookseb iga õhtul kümnetel kanalitel meie elutubades, kus on tapmine ja tagaajamine. Ja kui ei ole tapmist, siis on kõiksugune muu rappus. Mõnes mõttes ühiskond, millel puuduvad piirid, hakkab nagu iseennast hävitama need piirid, see kõik tuleb sisse poole, see tuleb meie, mitte enam ei käi kuskil vaatamas, vaid see tuleb elutuppa ja inimesed elavad seda kogu aeg läbi. Aga õnneks on veel üks koht, kuhu kaasaegne inimene võib minna. Ja ma usun ka, et kui me täna siit lõpetame ja kui te läheksite näiteks Kaubamajakasse, Selverisse, kõik need Pärnus väga palju neid suuri kaubanduskeskusi ei ole, siis te näete, kus inimesed on. Need on need kaasaegsed jumalate templid. See inimene nagu tunneb seda, et ma käin ja vaatan, kui palju asju on, ilusaid asju, noored eriti nagu seda tajuvad tugevamini kui vanemad inimesed. Vanem inimene mõtleb nii, et mul kõik see on olemas, et mul pole seda vaja, aga noor inimene tunneb nii, et oi, see nagu on nii ahvatlev. Ja selle nimel tasuks nagu töötada, pingutada ja ohvreid tuua. Ja kui ma vaatan noori inimesi kooliski, see on see tunne. Ja nüüd tuleme nagu selle kristliku koguduse ja kultuuri keskmesse ja siin seisab rist, kannatus. Meie õnnistegija ja päästja, meie õpetaja, meie lunastaja, ühtlasi meie Jumal on risti löödud. Ja see on nii sügavalt nagu kristlikus kultuuris, võib-olla nooremad kogudused unustavad selle ära ja võib-olla isegi mõnes meie laulus on see ära unustatud, et sel päeval isegi ei laulda alleluuja. Kõik on vaikne lõpuks. See on suur küsimus. John Henry Newman, suur inglise usumees, 19. sajandi lõpus ütleb, tema rist annab igale asjale, mida me näeme, kõigile meie heaolule, meie eelistele, meie väärikusele, meie naudingutele õige hinnangu. Tema rist on andnud mõtte katsumuste ja kiusatuste ning kannatuste vahelduvale voole. Issanda rist on kokku toonud ja üksteisest sõltuvaks teinud kõik, mis näib vastuolus olevat. Ja see vastuolu on ju suur, see vastuolu läheb nii sügavuti. See ulatub klassiruumi. Et kui nüüd ütleme, me õpime füüsikas, keemias, bioloogias. Me õpime samm-sammult kõik, kuidas inimene funktsioneerib. Siis tuleme ühiskonnaõpetuse juurde, siis me õpime ära selle, kuidas ühiskond funktsioneerib. Et me ei olegi midagi muud, kui me oleme ainult üks loomaliik, kes on teistest kavalam.
arenenum. Ega me täpselt ei tea, kas me oleme isegi natuke parem oma koertest ja kassidest, sest kõik see on ju teada, kuidas kõik on arenenud. Ja päevast päeva seda õpitakse ja ega selles ei ole ka midagi valet iseenesest. Sest see on ju, me teame ja üha rohkem teame, millest me koosneme, kuidas me koosneme. Ja nüüd me jõuame ühele piirile ja küsime, et kas meist midagi kõrgemat ka on või olemegi meie selle suure evolutsiooni arengu tipp, suurte hiiglaslike juhuste protsesside tipp või on veel midagi kõrgemat. Ja siis me üheskoos ütleme kõik, ei ole. Ei saagi olla, sest kõik laguneb ju sinna samasse, muutub kosmose tolmuks kõik tagasi. See mõttetuse tunne, et kõik, igasugune surm, see ongi loomulik, see viibki hävingusse, kaosusse, see, mis hävitab kõik väärtused. Ja tõuseb üles noor tüdruk ja teeb oma ettekannet, kas nihilismil võib olla ka mingi mõte ja ta ütleb, mina olen nihilist. Ja nihilismi mõte on see, et kõik purustada ja see tõde lõplikult välja ütelda. Et ei ole mingisugust mõtet, ei ole mingisugust kõrgemat armastust. On ainult surm, on häving ja kõik muu on pettus. Ja ta seisab klassi ees ja ma vaatan need noored inimesed enamasti nagu kohkunud. Mingisugune, see on viidud nagu loogilise lõpuni mingisugune sõnum. Ja siis tõuseb üles teine tüdruk, ta on meie Ülle Kuke. Pojatütar. Tema teema ei olegi päris see üldse, et mis puudutaks seda, aga lapsed midagi teavad ja küsivad ta käest, kas see on teine kord, kus küsitakse avalikult, kas sina usud Jumalat? Ja pärast kõike seda, mis on kuuldud, ütleb ta, mina usun Jumalat. Ja see on nüüd nagu minu nägemus. Ma näen, kuidas õpilaste nagu silmades lööb mingisugune lootus või sära tuleb uuesti, sest see, mis nad just enne kuulsid, oli liialt masendav. Aga selle noore inimese, kes julges ütelda, mina usun Jumalat, selle noore inimese tegelikult usk baseerib ka sellele, et isa oli suremas ja meie kogudus palvetas ja teised palvetasid, vanaema palvetas ja isa täna elab ja sai terveks. Operatsioonid õnnestusid, on terve. Ja see on see põhjus, miks noor inimene usub. Me olemegi selle piiri peal täna ka siin risti all, et kas uskuda või mitte uskuda. Ja meie oleme kristlased, kes ütleb, meie usume, et rist kõneleb kõrgemast armastusest meie vastu, kellestki, kes jättis taevas au, tuli siia meie keskele, kes kisub meid sellest mõttetusest välja ja meie jalad, isegi meie süda ei ole sellest maailmast nagu lahti rebitud, sest need on meie juured. Me oleme paratamatult nende kannatuste keskel. Aga meil on keegi, kes on meiega. See on taevane isa, kes meid ikkagi ei jäta. See maailm ei ole kerge. Ja ristiusk ei tee seda ka kuidagi kerglasemaks või kergemaks. Aga ta annab sellele mõtte, annab sellele selle elujõu, selle väljavaate, selle sära, mis lõpuks paneb õitsema nii noore kui vana. Ja me tegelikult siin suurel reedel siiski ei lõpeta ju lootusetuses.
vaid meie lõpetame kristlastena selles teadmises, et issand tõusis üles, sest see oli isa tahe. Tema väega. Ja meil kõigile on avatud uks. Me igaüks elame seda valupunkti, seda pimedust erinevalt edasi, üle. Kas perekondlikes sündmustes või mingis muus olukorras. Jumal kinnitagu meid, et me jääksime risti juurde ja saaksime osa kogu sellest õnnistusest, mida issand oma lunastuse, oma ohvri kaudu meile on toonud. Aamen.